see käsi? Kõhuli... Või see käsi? Ei, see parem käsi nagu. Parem käsi, aga käe ma peaks siit ära saama. Sa peaksid ikkagi olema kõhuli. Just. Selle? Just kui kaugel. Minu kõige südamelähendasem medal tõenäoliselt on kuldmedal Euroopa meistrivõistluselt 2016. Selle teeb eriliseks võib-olla see, et esiteks ma pidin seda 16 aastat ootama. Kuidas tunne on? Tuli ära käia koha peal, et võita. See oli emotsionaalselt, ütleme nii, et väga keeruline hetk, sest ma tegelikult eluliselt üks pool aastat tagasi olin lahutanud abielu varem. Ja võib-olla lugu läheb liiga isiklikuks, aga mõte või keeruliseks tegi selle sama asja seda, et tegelikult mu eksabikaasa oli selle võistluse lavakohtunik ja tema uus mees oli selle võistluse konferentsier. Igaüks võib kaasa mõelda, kui keeruline sellistes oludes ennast kokku võtta ja pingutada ja tagasi vaadata, siis ma olen enda üle väga uhke, et ma tegelikult võiks öelda oma elu parima tulemuse tegin sellistes tingimustes, mis nagu ütleme emotsionaalselt parimat tulemust ei soolisi mitte kuidagi, eks ole. Õnnetunne ja kurbus tegelikult, mis kaks asja, ma ei ole elus sellist asja kogenud, mis said tol hetkel ühes siis hetkes nagu kokku, et kui inimene üldjuhul tunneb kas suurt rõõmu või suurt kurbust, siis järsku olid nagu need kaks asja koos, et just kui nagu kurval foonil juhtus midagi nagu emotsionaalselt väga, väga positiivsed ja toredad, eks ole. Tegelikult see oli üldse minu sportlaskarjääri, ma arvan, üks selline tippaasta, kus kõik tiitlid sattusid kokku, sealhulgas ka Mister Olümpia, võit ja ühtlasi ka Tallinna linna parim meessportlane olime sel aastal. Seal on ka 2009 maailmamängude hõbemedal. Ma sellel võistlusel algselt platseerusin tegelikult 4. kohale, ehk ma jäin esimesena ilma medalita ja siis peale dopingu tulemuste selgumist selgus, et ma ei tõusnud mitte 1 koha võrra, vaid lausa 2. Ja tegelikult, kuigi see medal oli nagu hiljem teada, et ma sain, siis me pidime ikka kurja vaeva nägema, et me selle medali saaksime. Ja see medalitseremoonia tegelikult toimus siin samas Tallinnas, kui me korraldasime 2011. aastal, ehk siis 2 aastat hiljem ootasime seda medalit. See toimus siis, kui me korraldasime klassikalise kulturismi maailmameistrivõistlused, siis anti see medal mulle päriselt üle. Nii et... Tere tulemast Eesti Spordimuuseumi Kaselaane filiaali. 360 kraadi vaadet. Meil on seal eraldi tegelikult, nad on medalikastide sees tegelikkuses, need medalid kenasti, ja neid on terve tuba täis, nii et üks tuba on karika ja medali tuba, seal on üks üle 200 karika ja üle 200 medali on selles toas. Mis on puudu medalitest, mul on kindlasti maailmameistritiitel ja kõige lähemal juhul ma olen pronksmedalil olnud ja top 6-7 korda kindlasti maailmas, aga maailmameistritiitel on puudu selline. Et sellest on kahju, aga ma tean, et ma olin seal ka päris lähedal, aga see üksinda see teadmine väga palju ei aita, et sellest on kahju. Selle jaoks, et võita, tuleb hästi keskenduda. Selge, et keskendumist üksinda ei piisa, aga tuleb omada päris head taustatiimi või ka treenerit, kes sind nagu suunaks mingil hetkel ja loomulikult tegelikult nagu püsivust. Minu õnn oli ka see, et pani nagu pika aja peale plaani ja eeskujud olid need, kes olid tegelikult Olev Arnus, mu enda treener, kes samamoodi 35-selt said esimesed medalid ja kui ma mäletan, ma olin 17, kui ma seda lugu lugesin, siis mõtlesin, aga miks ma peaks kiiremini edu saavutama. Ma olin 17-aastane kutt ja mõtled, okei, tore, kui 35-selt hakkab edu tulema. Ja naljaks oli see, kui 35 tuli, hakkas iga tiitlivõistlusmedal tulema.